Mind tiris käest, üritas näppida, käppida ja siis, kui ma sellest Eve Lillele rääkisin, ta seda naeruvääristas, pisendas, ütles, et ma olen liiga tundlik selles osas. Et see on normaalne. Ma tegelikult olen ise Tartu linnavalitsuses väga pettunud, et nad on asunud tugevalt ringkaitsesse selle juhataja vastu. Aga saab rääkida sellest samast sularaha käitusest või mustast kassast, kus on administraatoril keelati ära siis teatud sularaha nii-öelda sisse kandmine ehk kassast läbi kandmine. Kuhu see läks, ei tea. Need on vaid mõned süüdistused Tartu spordi juhtkonna aadressil, mis on jõudnud TV3 uudiste toimetusse. Tartu sport on linna allasutus, mille roll on hallata 12 spordi- ja kultuurirajatist. Siia alla kuuluvad näiteks Alekoki spordimaja, Tartu lauluväljak, Tähtvere puhkepark, Turu tänava spordihoone ja Tamme staadion. Tartu sporti on pea 20 aastat juhtinud Eve Lill. TV3 uudistele räägivad 2 endist töötajat, et organisatsioonis lokkab töökius, esinenud on ahistamist ja hoolimata kaebustest ei võeta midagi ette. Igapäevaselt siin mööda minnes solvatakse, tehakse isiklikke märkuseid, karjutakse, alandatakse, pisendatakse. Tooge mõni näide. No näiteks viimane, kus mul juhataja saatis ka vabandava SMS-i, oli selle peale, et Bookingu arendused ei töötanud nii, nagu meie juhataja tahtis, Booking.com. Ja mina sain siis teada, kui oskamatu rumal inimene ma olen, et neid arendusi ei ole läbi viidud. Ja põhimõtteliselt mind solvati igat moodi, nii et ma lahkusin töölt pisar silmis. Ja siis tuli ka vabandav SMS, et ära karda, sa ei kaota oma tööd. Aga sellised töökaotuse nagu ähvardused, see oli ka nagu üks normaalsus. Töötajatele pidevalt kas siis karjus nende peale, solvas neid, lõi pauguga käega siis vastu lauda või loopis pabereid nina alla, et selline suhtumine on väga tavaline seal. No ütleme niimoodi, et sellised süüdistused on küll täiesti alusetud, et mingit karjumist ei ole. Veel vähem on mingi käega vastu lauda löömist. Tartu spordis keskastme juhi positsioonil olnud naine toob välja, et tema koges seal töötades ka ühe meeskolleegi poolt seksuaalset ahistamist. Mind tiris käest, üritas näppida, käppida ja siis, kui ma sellest Eve Lillele rääkisin, ta seda naeruvääristas, pisendas, ütles, et ma olen liiga tundlik selles osas. Et see on normaalne. Okay. Ja see inimene endiselt töötab seal? Loomulikult töötab. No mis ma oskan kosta selle peale, see on täiesti vale, et minu poole ei ole ükski töötaja pöördunud ühegi seksuaalse ahistamise juhtumiga. Ja kui see isegi on olnud, siis on pädevad organid, kes saavad seda uurida. Mõlemad naisterahvad, üks neist koondati läinud aasta lõpul ja teine ülemöödunud aastal, toovad välja tõsiseid puudusi Eve Lille juhtimisstiilis. Kui meil keegi ei meeldi, koondatakse, siis on olemas kindel visioon, plaan, kuidas seda teha. Kui inimene on koondatud, siis äkitselt tuleb kas siis endine töötaja uue firmaga ja oma OÜ-ga pakub seda teenust ja seaduse silmis kõik ongi normaalne. Asjaolud viitasid sellele, et juhataja soovis minust kui töötajast lihtsalt vabaneda selleks, et pakkuda seda töökohta enda sõbrannale. Ja sellised juhtumid olid seal siis enne mind ja olid ka pärast mind, et see on läbivalt pidev probleem. Esiteks, Tartu sport korraldab alati konkursse. Ma mõtlen, viimase 10 aasta jooksul on võib-olla üks ametikoht täidetud, kus ei ole konkursiga. Välja arvatud puhastusteenindajad, et neid tõesti me otsime igat liinipidi, et saada tööle. Et nagu tuttavad on siis ausalt öelda need samad töötajad, kes siin praegu selliseid süüdistusi pilluvad nii-öelda, et nemad on samamoodi tulnud tööle konkursiga. Mina ei ole neid kedagi nendest tulnud varem, on täiesti ausa konkursiga tööle saanud. Nii samuti on viimasel ajal kõik, kes on tulnud ikkagi läbi selle, et hinnatakse nende panust või professionaalsust. Et see on nagu selline huvitav süüdistus, võiks öelda.
endine Tartu linnavolinik Silver Kuusik tõstatas volikogu istungitel mitmeid kordi küsimusi seoses Tartu spordis toimuvaga. Nüüd, kui valimised on läbi, jätkuvalt tuleb neid murekirju ja kokkusaamisi. Inimesed kurdavad selle üle, kuidas nendega on käitutud, mis nendega tehtud on, kuidas on asjad ebaõiged ja ebaausalt aetud asju. Aga saab rääkida sellest samast sularaha käitusest või mustast kassast, kus on administraatoril keelati ära siis teatud sularaha nii-öelda sisse kandmine ehk kassast läbi kandmine. Kuhu see läks, ei tea. See on täitsa absurdne aluseta väide, et sularaha käitlemiseks Tartu spordis on olemas regulatsioon, on määratud vastutavad isikud, on kassasüsteem, millest kantakse laekunud rahad läbi, iga õhtu korjatakse vahendid kokku, viiakse keskselt peakontorisse ja sealt edasi ka panka. Ma saan aru, et need süüdistused tulevad inimestelt, kes on koondatud, kes võivad olla häiritud või solvatud sellest, et need on kuidagi kõrvale jäetud ja koondatud, aga see ei vasta tõele. Läinud aastal viidi Tartu spordis läbi ka siseaudit, kuid see olulisi puudusi ei leidnud. Et Tartu spordimeeskond eesotsas Käive Lillega on teinud väga head tööd ja tegelik olukord on, et Tartu linn on rahul asutustööga. Ma tegelikult olen ise Tartu linnavalitsuses väga pettunud, et nad on asunud tugevalt ringkaitsesse selle juhataja vastu, ignoreerivad kõiki neid läbivaid probleeme, millest väga paljud inimesed on rääkinud ja tähelepanu pööranud. See on maksumaksja raha, see on avalik raha ja seda peab juhtima kõikide reeglitega kooskõlas või natukene pareminigi.